Tere tulemast Eesti Noortekirjanduse kanalile, käimas on noortekirjanduse kevade intervjuude sari. Külas on Madis Kivine, kes on sellise noorteraamatu autor nagu Mineviku hääled. tere, Madis! Tere. sul on terve rida igasuguseid raamatuid, ma siin ennem, kui kaamera ei käinud, küsisin, et kas see Mineviku hääled on sinu üks ja ainus noorteraamat igaks juhuks, et äkki ma lasin midagi silmist. Ja siis ma sain väga toreda vastuse, ma tahaks seda uuesti saada. ahah, et kui ma kirjutama hakkasin ja järgmiste raamatute puhul ma ei ole mitte kunagi mõelnud selle peale, et kes on minu sihtgrupp, välja arvatud see lasteraamat, mis mul välja tuli. et noh, see on ilmselgelt, kellele see on mõeldud, aga teised raamatud ma ei ole mõelnud, kas seda loevad 13-aastased, 23-aastased või 83-aastased, et paraku on elu näidanud, seda loevad kõik. jah, see on väga tihe vastus, et tavaliselt kirjanikud lükkavad selle raske otsuse, et kes nende publik on, kirjastaja kaela, et kirjastaja otsustab. või raamatupoe töötajad, et kuhu see läheb. sul on sellised küllalt tõsised teemad raamatutes, et miks just selline valik, miks need teemad sind kõnetavad? Miks nad kõnetavad, ei ole ju tegelikult kõik päris, noh näiteks see Paras annus pastat, et see tuli mul kuidagi niiviisi urr, et mis sa seda kirjutasin ja klemm oli kogu aeg kõrvuni ja muhelisin, et see on lihtsalt lõbus lugeda minu meelest, et see ei ole väga raske teema. et aga miks need teised raamat sellised on tulnud, nagu nad on välja kukkunud, siis et aga see on elu, see on elu ju noh. ja, ja kui ma kirjutaksin ainult, ütleme siis mitte elulisi, siis lõppkokkuvõttes, kes need siis väga nii lugeda tahab? Inimest ikka huvitab ju see, kuidas kellelgi läheb või kuidas kellelgi läks. et noh, nii on see tulnud ja kusjuures, et nende kahe viimaste raamatu inspiratsioon, kaasa arvatud siis Mineviku hääled, millest me siin esiti rääkisime, need on tulnud mul öösel niiviisi plaks. Ma ärkan öösel üles selle teadmisega. Eelmine päev mu käest küsiti, no kas on juba midagi uut tulemas, ma ütlesin veel ei ole. aga millest sa tahad teha? Ma ei tea. Ja siis ta käib öösel plaks, ma ärkan üles ja panen väikse niiviisi mustandi omal kirja. kas ma sellest saan aru, et sina oled ka üks nendest kirjanikest, kes magab märkmik voodi lähedal? sa ei oleks ainus. noh, noh, võib seda siis nii nimetada, jah. aga ma selles mõttes nende teemade osas, see on väga hea selles mõttes, et mulle noh, peabki rääkima elulistest asjadest ja elu ongi selline, nagu ta on, eks ole. et ei ole mõtet seda liialt ilustada, ei ole mõtet muidugi ka liialt sügestada, aga et noh, lihtsalt küsin selles mõttes, et noortekirjanduses kipuvad olema sellised tõsised teemad valdavalt. et kuidas need sinna lähevad, et selles mõttes on alati huvitav küsida, et miks kirjanik just need valib. nagu ma vist ennist mainisin, et ega see on see, et ega ma ei mõtle, millest ma nüüd teen, see teadmine tuleb mul kuskilt mujalt, mulle antakse see informatsioon ja ma hakkan seda siis nagu vormima. kusjuures, et pahatihti läheb kõikide raamatutega nii, et ma kirjutan alguse, ma kirjutan keskpaiga ja siis teen nagu lõpu valmis, nüüd hakkan sinna vahele vormima neid. lõpptulemus on see, nii nagu sa ütleme, raamatu esitaja algas, on ta hoopis keskpaigas, et seda juttu tuleb järjest, no alguses see tuleb nagu juurde, aga lõpp on alati olemas. jah, no ütleme, kui mina olen kirjutanud, siis mul on ka samamoodi, et ma umbes tean, milles see lugu on, ma tean, kus ta algab, kus ta lõpeb, aga siis seal vahepeal on hoopis teised asjad ja kui pärast jälgida, siis see algne mõte ja tulemus on väga erinevad. jah, et no muidugi see viimane raamat, see Kui kaovad piirid, no see oli mul paras nagu pähkel, sellepärast et ma teadsin, kuidas see algab ja ma teadsin, kuidas see lõpeb, aga see toimub tegelikult 24 tunni jooksul ja kahe inimese vahel. siis sellest romaan kirjutada, vot see oli paras pähkel tegelikult. 24 tundi panna sinna ühte raamatusse. jah, ma täitsa kujutan ette, kusjuures selles mõttes väga huvitav, et ma just rääkisin Mige Keraneniga, tal on see Väravajoonel, see on, raamat on täiesti ainult ühe
ühe mängu vältel. et see on selles mõttes väga-väga kihvt või huvitav lahendus, et kui see on selline ajaliselt piiratud, siis noh, seda ongi põnevam jälgida. Sa ütlesid, et sulle tulevad mõtted unenäost, tulevad mujalt ka inspiratsiooniks mingid asjad? On tulnud jah, et siin näiteks varjatud tõed ehk kas mängime, see on ka tegelikult ju elust enesest võetuna, et kuna see teema oli nii valus sellele inimesele, kellest ma seal kirjutasin ja siis koostöös siis selle naisterahvaga põhimõtteliselt ta ütles, et me peame sellest, et ole hea, tee sellest nagu raamat, et inimesed saaksid teada, kes meil tegelikult ümber ja kõrval on. Et me võime hoida saatanat oma läheduses. Mhm. Tuleb olla lihtsalt rohkem teadlik. no Ja jah, nii see raamat tuligi, et see ei tulnud mul jah, unenägudest. no selliseid unenägusid vist ei tahaks. Ei tahaks jah, selliseid sõpru või sõbranesi seda enam. Kas sellist raamatut on nagu raskem kirjutada või lihtsam kirjutada? noh, ma mõtlen, et kui see on täielikult välja mõeldud lugu, siis noh, seal on see lõtk, et ükskõik kui hulluks see läheb, sa tead, et see on välja mõeldud, aga kui see on kuidagi päriselust, et siis noh, selle võrra on teda võib-olla hullem kirjutada, on. kuidas sulle tundub? Ei, no, ma ise kaldun arvama, et seda oli selle võrra lihtsam kirjutada, sest minu enda kogemusi on ka seal olemas, aga mitte just marginaalselt, enamus on kõik mu selle tuttava naisterahva ju läbi elatud 5 aastat ja need on need tema vestlused mulle, kuidas ta selle läbi elas ja mina lihtsalt tegin sellele mustandi ja siis kokkuvõttes konspekti, millest siis pärast ilmus raamat. Et enne kui me toimetusse sellise saatsime, ta vaatas ka selle raamatu läbi kõik ja kuskilt ta siis nagu noogutas või ütles, et ei, et päris nii see ei olnud ja no see oli nagu koostöö. Mm -hmm. Et selles mõttes oli nagu lihtsam. selles mõttes, aga kas sulle tundub, et kui sa tegelasi välja mõtled oma raamatutesse või paned oma raamatutesse, kas sul on mingid tegelased, keda on lihtsam kirjutada või mingid, keda on raskem? ma ei tea, vastassugu on lihtsam, kergem kirjutada, lapsi, nooremaid inimesi, endast vanemaid inimesi? Ähm, kuidas ma nüüd ütlen, et tegelikult mulle meeldib kirjutada, iseloomustada nagu naisi nagu vähe rohkem ja siis mehi võib-olla vähe rohkem nagu halvemana näidata, kui me tegelikult reaalselt elus oleme. Et kuidagi ma olen aru saanud, et see on nagu võtmekoht, et naistele meeldib lugeda selliseid raamatuid, kus üks meeskirjanik natukene siurab just mehi rohkem kui naisi. Ja üks raamat, kui ma see Müriaad, mis ma kirjutasin, siis mul toimetaja esimest korda seda luges ja ütles, et oot, et seal on üks selline lõiguke, et mis natukene liiga pahasti räägib ühest naisterahvast ja selliseid naisi ei ole olemas, et ole hea, et kustuta see sealt välja, et ära seda sinna jätta. Ma ütlesin, mis mõttes ei ole? See on minu elust võetud, see on ainukene lõik selles raamatus, mis on nagu tõsielu. Siis ta hakkas naerma, ütles, et selge. No siis ta peab jääma sinna. kusjuures see on kummaline selles mõttes, et ma olen kuulnud seda ka mitme teise kirjaniku käest, et nad on ka saanud tagasisidet oma ühele või teisele raamatule, et jaa, et noh, kõik oli enam-vähem, aga vot see seik, see oli täiesti absurdne, sellist asja pole olemas. ja kirjanik pärast ütleb, et no ma ei tea, no see on ainuke asi, mis ma elust maha kirjutasin. Ja, no vot, et jah, nii on, et me ei kõnni täpselt mööda nööri. Elu ei ole selline. Kirjanikuna, kas see, et sa kirjutad, rikub sinu jaoks lugemist ära ka? Väga palju. Ma ei jõua enam eriti üldse lugeda. Viimane raamat, mis ma nüüd läbi lugesin, oli ehk 4 aastat tagasi, oli see Õige mehe tee või niisugune mingi raamat oli kuulus
Ameerika vist mingi psühholoog või oli vist jah, õige mehe tee või midagi niisugust, et jah, ja see oligi kõik. No lihtsalt ei ole aega. mul on endal lisaks kirjutamisele, mul on ka oma tööd vaja teha, et noh, midagi peab ka leiva lauale tooma. aga kas sa raatsid natuke sellest rääkida, et mida sina teed selleks, et olla kirjanik, et saada seda aega, et olla kirjanik? võtan, ma võtan selle aja ja kuna mu töö on tegelikult selline, kus ma olen nagu iseendale nii tööandja kui ülemus ja et siis ma võin endale seda vaba aega võtta. Pahatihti ma natukene kuritarvitan seda, sest et kui mul tuleb nüüd see inspiratsioon peale, et siis ma teinekord ma kirjutan näiteks 48 tundi jutti ja siis tuleb sihuke ütleme 10-tunnine paus ja panen jutti jälle see teine 48. Et no niiviisi on jah, et ja siis muidugi, et siis ma mõtlen, et et ma täna siis, et ma päris selle tööga nagu ei tegele, vaid nagu puhkan päevakese. Et siis alustan jälle seda oma põhitööd. Aga hommik tuleb peale ja joon tassi kohvi ära ja siis mõtlen, ohoh, tuli jälle hoog peale ja avan arvutikaaned ja hakkan jälle edasi kirjutama, et noh, niiviisi on olnud ja kas ma saan aru, et sa oled selline hoogtöö kirjanik või mitte selline, kes rutiinselt teab, et täna nüüd 10-2 kirjutan ja siis ma lähen ei jalutama? ei, sellist asja ei ei, ole. ei, jah, nii ei tule mul mitte midagi välja. Ma olen istunud kella 6-st kella 12 õhtuni, sügan ja mõtlen ja kirjutan paar rida ja kustutan need ka ära, ei tule midagi, lähen magama ja siis käib ping ja siis ärkan ülesse, istun arvuti taha ja kirjutangi see 48 tundi jutti. noh, No jah, ma ei saa vist küsida, et mis on see nipid ja nõuanded on, et sul paistab olevat see inspiratsioon lihtsalt tabab sind, et sa pead olema. jah, nii ongi jah. Et noh, sama asi on ka see, et mul on praegu uus raamat on juba toimetada jälle, aga millest mu järgmine raamat näiteks tuleb, et ma seda veel ei tea. paljud on küsinud mu käest, ma ütlen, ärge küsige, sest ma ei tea, ma ei tea. et see tuleb, ma tean seda vähemalt, see tuleb jälle kuskilt selline tops. ma nüüd vaatasin, et sa nagu selles mõttes oled väga äge, et sul on nagu justkui nagu erinevad žanrid, erinevad asjad, et sa näid nagu iga raamatuga katsetavat. jah, selle kohta ütles mu toimetaja ka, ma olen väga-väga õnnelik ja rahul, et ma sellise inimese nagu Siiri Metsamägi endale nagu leidsin, sest ta ütles mulle, et ma pidin olema nagu põõsas, et mitte nagu puu, kes kasvab, on ju, kõrgus. ta ütles, ma olen nagu põõsas, et ma nagu kasvan nagu igale poole. jah, ma arvan, tore oli me seda. saime siit hea hüüdlause, kirjanik nagu põõsas et see võiks tegelikult olla nagu motoks kõigile, sest et noh, ma saan aru, et seal on oma võlu, kui inimene treib, ma ei tea, armastusromaane või krimiromaane terve oma elu, aga tegelikult väga äge on just see, et kui on nagu publikuga eksperimenteerida, et lastele ja suurtele ja noortele ja erinevad žanrid, et ma kujutan ette, et see annab nagu palju. mm. -hmm. kas jah, või see tähendab seda, et sa alles otsid oma seda lemmikžanri? mul ei ole jah, mul ei ole kindlat žanrit, aga mul tundub, et näiteks see, mul midagi trilleriga vist nagu rohkem nagu seob, et see viimane raamat, see Kui kaovad piirid, et see on ikka tegelikult ju baastriller ja see, mis nüüd toimetada on, et ka see on triller. et ma kuidagi tunnen, et see kõnetab mind vist nagu kõige rohkem hetkel. Selles mõttes, mu et käest on, mu käest on nagu just küsitud seda, et hästi-hästi meeldis neile, et natuke ju mineviku häältes oli ka sellist müstilisust ja et seda paluks rohkem. noh, et eks ma siis üritan. mulle tundub, et aga see võibki täiesti olla see, mis on nagu puudu, sest et noh, väga tõsiseid raamatuid ei jaksa väga pikalt lugeda, et alati võiks natuke nalja saada ja tegelikult mulle tundub, et need raamatud on ka noorte hulgas populaarsemad, kus nagu toimub niisugune action ja midagi on, et noh,
sellega on võib-olla nagu lihtsam kaasa minna, et alati ei pea väga süvitsi minema oma mõttega, et siis saab jälgida seda. ja kusjuures ma olen üritanud niimoodi, et no näiteks kui me räägime jälle sellest mineviku häältest, sest see lõpp, mis seal on, siis tegelikult ma jätsin ju lõppu lugeja otsustada. minu enda jaoks seal on kaks lõppu ma siis, ja ma olen kuulnud ka paarilt lugejalt tagasisidena, et nemad said sellest raamatust niimoodi aru, et kas nad said õigesti aru, siis ma ütlesin, ja, ka see on õige variant et noh, lugeja otsustab ise, mis on tema jaoks see õige. aga ise ma näen seal kahte lõppu, jah. ma siis igaks juhuks ei küsi, sest et muidu me võib-olla rikume kellelegi, kes pole veel lugenud raamatu ära. Et siis võib-olla saab sealt ka veel neljanda ja viienda ja kümnenda lõpu. aga see on ähm, see on selles mõttes huvitav, et kunagi see Stalkeri film, et selle kohta ka ma vaatasin, et ähm, kriitikud leidsid sealt mis iganes erinevaid noote ja värke ja siis autor ütles, et ma ei tea, ma ei ole justkui pannud seda sinna aga et oh, jah, et selles mõttes see on kummaline, kuidas lood, kui nad on sündinud, siis nad hakkavad nagu vaikselt oma elu elama. jah, no võtame jälle see mineviku hääled on ju, millest me siit tänast teemat üldse alustasime. siis, kui ma seda kirjutasin, ma ei mõelnud absoluutselt mingi Romeole ja Juliale, absoluutselt. mul lihtsalt olid kaks tegelast, kellest ma kirjutasin ja nüüd, kui ma ta toimetada andsin, siis toimetaja ütles, ohoo, see on nagu Romeo ja Julia järg. vot, issand jumal, oh. siis hakkas ka mujalt tulema seda juttu analoogselt. ma ise selle peale ei mõelnud see hetk. No ma ei tea, ma saan aru, et siis on Shakespeare'i mõjutused või need tulid et kõigepealt sündis tekst ja siis tulid mõjutused, et niipidi. aga noh, armastuse teema Romeo ja Julia, et noh, see võiks olla väga selline noortepärane. Äh, ma saan aru, et noh, sa küll ütlesid, et sa kunagi ei mõtle oma publiku peale, kui sa kirjutad, aga kui sa praegu peaksid mõtlema, mis sa arvad, millised need teemad võiksid olla, mis nagu Eesti noortekirjanduses võiksid olla rohkem kajastatud või millest nagu puudus tundub olevat? minu arust neil on kõigest puudus. igat asja natukene. Rohkem armastust, rohkem seiklust. ja absoluutselt ja sellepärast see noor inimene on, ta on nagu käsn, ütleme niimoodi. ja kui sa nüüd selle käsna paned veepange, pigistad, siis ta tahab kõike praegu ammutada. see peab olema kõike midagi, kui ka ainult üksluine armastus on, see muutub ju igavaks ja kui ainult midagi kriminaalset, siis ka see on kokkuvõtvalt ju tüütav. et igast asjast natukene. no mina arvan nii. ma olen nõus, ma olen täiesti nõus. Kas sa oskad öelda, mis võiks olla täiuslik lugu, et kas seal on mingid elemendid, ütleme, et kui sina näiteks ma ei tea, raamatuid vaatad, raamatuid loed, filme vaatad, lugusid loed, kuuled, et kas sa tunned ära, on sul see sinu jaoks mingisugused elemendid, mis kindlasti olemas peavad, et olema, et sa saaksid öelda, et see on hea lugu? jah, mul peab olema kogu aeg põnev, huvitav, et ma ei oskaks ette aimata, mis järgmine lehekülg toob või kui ma vaatan filmi, et mis 10 minuti pärast juhtub. kui ma arvan valesti, noh, sa ju üritad ju kaasa mõelda, kaasa vaadata ja mul, nii kui ma arvan valesti või mõtlen valesti, mul on jess, ma tahan veel edasi vaadata. kui tuleb see arusaamine, et jah, nii läkski, siis tekib juba see no ei ole huvitav. aga Põnevus peab olema mugav. ma saan aru, et siis, kui noh, me tavaliselt intervjuude lõpus küsime kirjanikelt erinevaid nõuandeid, et kui noor inimene tahaks ka kirjanikuks saada, tahaks noortele midagi kirjutada, et milliseid nippe siis suuremate kogemustega kirjanikud võiksid nagu edasi anda. et ma saan aru, et üks sinu variantidest on see, et ärge kirjutage valemi järgi, eks ole. jah, vot siin, kui nüüd suurema kogemustega kirjanikest rääkida, siis mina see teps kindlasti ei ole, et ma olen alles siin 5 aastat siin
toimetanud niimoodi vaikselt, et jah, ma ei saa öelda, mul on suured kogemused, ma saan öelda, et jah, et ma olen juba targem ja mul on kogemusi, aga ma ei ole suurte kogemustega. mis ma oskan öelda, kõige suurem peamine ongi see tahe ja julgus, et ikkagi kirjutada ja juleta seda siis avalikustada ka, mitte ainult mu sahtlipõhja. ma hakkasin väga noorelt tegelikult luuletusi kirjutama ja ka koolis kirjanduse tundides, kui oli vaja teha kodutöid. mulle hästi meeldis seda kõike teha. aga minu kirjandusõpetaja oli see, kes ütles, et ega ta mul kunagi üle 3 ei pannud. ja lihtne vastus oli see, et see ei ole minu tehtud. ja nii nad mulle sinna igale poole sahtlisse jäidki. kuniks jah, et tuli minu elus selline elumoment, pööre, kus siis noh, kõik muutus, kaasa arvatud see, et mulle öeldi, et mida sa siin niiviisi kirjutad omaette, astu välja, tule rahva sekka, noh, umbes nii. ja nii ma selle esimese raamatu siis tegin ja ega ma ei uskunud, et sealt järge tuleb üleüldse. ma mõtlesin, ma sain sellega enda jaoks suurima asjaga hakkama oma elus. aga siis tuli järgmine, siis tuli järgmine ja nii ta läks. see on palju lükatud veerema. et noh, et mida ma siis soovitan, noh, kordan seda tahet ja julgust, jah, seda ka siis nagu avalikustada teistele, mitte ainult endale hoida. Ma saan aru, et tagasiside on tegelikult väga oluline ja tagasisidesse peab suhtuma ettevaatusega, et see nagu ära ei kõrvetaks kohe esimese hooga, nii vist. ja hästi oluline on kindlasti, kui sul on sõpru-tuttavaid, keda sa saad kasutada nii-öelda nagu testlugejatena, kes suudavad sulle anda head nõu, mida võiks veel muuta ja mida mitte. et see on ka positiivne pool ja sealt juba, olgu see kriitika siis hea või halb, et seda tuleb kuulata ja sellega tuleb ka nagu siis nagu leppida. mina võtan kõik vastu suht kergelt, mina ei pahanda ja mina ei solvu ja selge on ka see, et seda tuleb ka kohe teada, et olgu see raamat sul nii halb või nii hea kui tahes, siis ega kõigile sa nagunii ei meeldi või kõigile sa ei saa meeldida. noh, ütleme siis niimoodi, et jah, ja tuleb neid viisi ja ühti riburada pidi kõrvuti nii on. Aga selle julgustava mõttega, et see kirjutamine on tegelikult selline kasvamise tee ja, ainult läheb edasi, ei jõua kunagi vist kohale, aga polegi väga hullu. et me vist saame lõpetada. et aitäh, et sa leidsid aega, Madis, ja edu sulle kirjutamisel ja ootame uusi noorteraamatuid. teeme nii, tänud teile ja kõike head. kõike head!